No nii, et meil tegelikult on ühistute kaudu 2 aasta jooksul on circa 500 000 tihu müüdud, nii et järgijäänud 8 aasta jooksul peaks 4,5 miljonit tihu siis ühistute kaudu turule tulema. Kui me täpselt samas mahus jätkame, siis ei tule, siis on oluline puudujääk. Siin Sven juba mainis, et mis nagu niimoodi numbrit aitab, on jah see, et kui firmade puhul läheb ka ühistu sildi all turule, siis muidugi on see number teine. Aga kui tegelikult ka mahu kasv oleks selline, nagu ta oli 2010 ja 2011 vahel, kui me saaks iga aasta niimoodi 100 000 juurde panna, siis oleksime 2016. aastal 650 000 tihu tasemel. Ja kui seda taset ka hoida, siis oleks eesmärk enam-vähem aastaks 2020 ka saavutatud. Et tegelikult peaks ühistute aasta müügi juures ikkagi sinna 500 000 või isegi natukene üle sinna kanti jõudma. Aga mida veel sellest toetamissüsteemi praegusel kujul, just see ühismüügi toetuse süsteemi esimese rakendamise kogemus räägib, et meil nüüd natukene kogemusi on, kuigi mitte veel lõpuni välja, et ma olen juba mitmeid kordi öelnud, et kõikidelt ühistult ei ole meil aruandeid veel käes ja kui need on läbi vaadatud, siis me saame öelda vast lõplikult, aga mis on üks huvitav tendents on see, et on mitmed ühistud, kes korraldavad raieõiguste enampakkumisi ja ei küsi sellele toetust. Olen nende ühistute juhtidega ise rääkinud, küsinud, miks nii, raha on, te isegi jätate mingi osa toetust kasutamata, teil oleks võimalus seda kasutada, te ei ole küsinud. Miks nii? Kas on plaanis loobuda raieõiguste müügist? Vastus on olnud, ei ole, teeme edasi, aga saab ise hakkama. Saab ilma toetuseta hakkama, mis tähendab, kuna toetus on küllaltki väike ja toetuse saamisega kaasneb bürokraatia alati, kaasneb kontrolli risk ja ütleme nii, et siis ongi mõned ühistud leidnud juba, et teeme ise ja ilma toetuseta, mis tõttu tekib tegelikult küsimus, et kas seda raieõiguse müügi toetamist enampakkumise korras, lageraiete müügi toetamist, kas seda üldse peab. Ma arvan, et see mahu mittekasv aastal 2012, et see nüüd paanikaks põhjust ei anna, aga kindlasti seda mahtu me edaspidi kasvatame, peame koos mõtlema, mida selleks siis teha. Et aasta 2012 oli kehvapoolne ja esimesed märgid tegelikult räägivad ka ikka sedagi, et 2013 vähemalt nende esimeste kuude müügimaht ühistute kaudu on suurem kui 2012 sama periood oli. Et ma arvan, et 2013 tuleb parem aasta, kui siin nüüd turul just midagi väga drastilist ei juhtu. Ja ma usun, et ka see ühistute toetuse süsteem, ma usun, et põhiosas jääb see, võiks minu isikliku hinnangul võiks jääda täitsa toimima. Praktika projekt ProForest 2 sai mõned päevad tagasi positiivse finantseerimise otsuse, mis tähendab seda, et meil on võimalus pakkuda ühistute juures praktiseerivatele metsandusspetsialistidele välismaal õppimise võimalusi. Eeloleval sügisel juba on meil üks praktikakoht Austrias metsaühistu juures, 2 tükki Saksamaal ja 2 tükki Soomes ühistute juures. Eks see on nüüd mõeldud siis nendele inimestele, kes praktikas just nimelt metsaomanike teenindamisega tegelevad. Circa 3-nädalane praktika ja eks siin muidugi on mõningased tingimused ka, et peab metsanduslik haridus olema ja võõrkeeles peab hakkama saama. No inglise keeles saab igal pool seal hakkama, nii on vastuvõtjad varasemalt öelnud, aga Austrias, Saksamaal kindlasti saksa keeles ja soomlased räägivad päriselt soome keelt. Soomlased muudavad oma süsteemi, soomlased teevad tõelise revolutsiooni metsaühistute süsteemis. Metsahoiumaks kaob ära, see on nüüd kindel. Aastast 2015 on ühistusse kuulumine vabatahtlik. Siiamaani on neil poolkohustuslik süsteem olnud, mille tulemusena nad on 95% omanikest ühistutesse saanud ja metsakeskused joonistasid kaardile piirid, täpselt piirkonnad, kus ühistud toimetavad. Meie küsimus oli see, et kui nüüd võib metsaomanik hakata ise valima, kuhu ühistusse kuulub, mitmesse ühistusse kuulub, nii edasi ja ühistud määravad oma tegevuspiirkonna ka, hakkavad ise määrama. See oli meie küsimus, et nüüd hakkab teatud kattuvus ühistute vahel tekkima, kas läheb ühistute vaheliseks konkureerimiseks. Siis väide oli see, et ei lähe. Ühistutel on väljaspool piisavalt konkurente, mis tõttu omavaheliseks konkureerimiseks pole ei aega ega vajadust.
Nad arvasid, et suudavad oma süsteemi hoida ühtsena omavaheliste vabatahtliku kokkulepete kaudu. Mis üritusega on tegemist ja mis on eesmärk? Täna on siis metsaühistu juhtide seminar, et Erametsakeskus püüab nii circa kvartalis korra ikka ühistujuhid kokku kutsuda, et saaks ühiselt asju arutada, infot jagada ja võib-olla niisuguseid uudiseid või muudatusi, mis ees ootamas või tulemas on, et ka ühistujuhtidele otse vahendada. Et see on kindlasti parem viis suhtlemiseks, kui kirju saata või ametlikult meili teel suhelda, et selline vahetu info või vahetu suhtlemine on alati nagu mõistlikum. Ja päeva lõpus on plaanis veel külastada ka Kohila vineerivabrikut, et vaadata siis seda poolt, kuhu see puu, mis ühistutest tuleb, lõpuks jõuab ja mis tast edasi saab. Alustame siis ikkagi võib-olla Paigil Vaitsepealt natuke räägin siin metsameestega, mida me ootame, näiteks siis selle jaoks oleme, väikse tiirusüsteemiga. No küll näid natuke mismoodi meil siis võetmine, vastuvõtmine käib. See vajutamisest lihtsalt läbi priit panna. Millised on ühistute puhul sellised suuremad probleemid puidu ühismüügil ja millised on võimalikud lahendused? Minu arust puidu või ütleme reaalselt puidu ühismüüki minu arust ei toimu. Toimub ainult ühe kinnistu põhine raiete müük, mida ei saaks nimetada ühise müügiks. Et probleem ongi selles, et kinnistud või mitte kinnistud, vaid ühistud on liiga väikesed ja nad ei tee omavahel, teevad vähe, ütleme, koostööd. Selles suhtes, et panna korraga müüki suurem, kui ta ütleme kogus puitu ja teine asi, nad ei oska või probleemid on ka, et kuidas sa erinevate omanike raieõigusi paned koos müüki ühe paketina ja kuidas sa oskad jagada pärast, kui näiteks hind suureneb või väheneb, et kes nüüd kui palju saab. Ja kuna see on nii keeruline, siis sellega nad ei taha ka tegeleda. Aga tänu sellele nad müüvad nagu ühe kinnistu põhiselt nagu müüki panevad raieõigusi, siis tänu sellele ei saa ka metsaomanik, ütleme, reaalselt kõige paremat hinda. Sest kogused ja väikesed masinad vajavad liikuda kiirelt ühest objektilt teisele ja transpordikulud, kolimiskulud
on oluliselt suuremad. Ei ole võimalik pikaajalisi lepinguid sõlmida, kuna pakutakse niivõrd vähe, nii eri aegadel seda puitu turule, ei ole mingit kindlust. Kas homme saad või ei saa, kas tuleb masinad seisma, et kuuks saaks või panevad müüki. Et probleem on selles. Ja tänu sellele kannatavad ka metsaomanikud, kes ei saa maksimum kõrget hinda. Aga milline võiks olla selline lahendusettepanek selle suure probleemi parendamiseks? Mina näen pigem see, et kas ühistud peavad kokku leppima mingid ühised strateegiad, ühise müügivõrgustiku leppima, mismoodi seda oleks võimalik mitme omaniku metsa hinnata. Ma siin ühel ühistul ka tegin ettepaneku, et tuleks kaaluda seda, et üks korralik metsahindaja, kes käiks ja vaataks, hindaks eri omanike oma käekirjaga ära need, teeb hinnakalkulatsioonid, paneb ära ja siis vastab potentsiaalselt, mismoodi see hind kujuneb, jagab ära, kui omanikud selle alghinnaga või mis see nagu välja saab, on, et metsamajandamiskavasid ei saa aluseks võtta hinnamäärab, sellepärast võetakse eri aegadel eri metsakorraldajate poolt, igal ühel oma käekiri ja nende selle vea kõikumine on äärmiselt suur. Et see tähendab seda, et selle järgi hindamine ei ole objektiivne, sest tuleb teha välitööd, käia ära, hinnata reaalne väljatulek, kui see ka ei ole täpne, aga ikkagi ta annab olulise pildi, kui üks inimene teeb ühesugune kõikumine on siia või sinna kanti, et ta reaalselt saab ikkagi peaks saama normaalse õiglase keskmise hinna.